Tere, kallid kanalivaatajad! Mind ei ole tõesti väga ammu olnud. Selleks on olnud omad põhjused, isikliku laadi põhjused, miks ma pole leidnud aega ja tahtmist üldse midagi teha. Täna ma tahtsin teile näidata, kuidas valmib üks rahapuu. Seekord on see kandiliste kivikestega puu. Ja et teil oleks midagi vaadata, siis ma teen tööd edasi ehk teiega koos, siis paneme neid kivikesi siia peale. Ja ma mõtlesin seda, et ma natukene räägiksin endast. Mitte päris seda, et kes ma olen ja kust ma tulen. Et olen ma selline keskeas naisterahvas. Mitte, et ma nüüd häbeneksin oma vanust, ei häbene. Saan ma kohe järgmise kuu lõpus 59. Aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida, kui vana ma olen. Ma tahtsin rääkida oma probleemist, mis algas kuskil. Äkki nüüd on 15 aastat möödas, tegelikult nii palju vist ei ole. Kui mul opereeriti naiste asju ja peale seda operatsiooni mul kohe hormonaalne tasakaal läks paigast ära. Ja hormonaalne tasakaal läks paigast ära. Siis tekkis lisaks sellele veel ka depressioon kõigest sellest, mis minuga üldse toimus. Oli depressioon, arstid kirjutasid antidepressante ja mina kuuleka kodanikuna neid muidugi ka võtsin. Ma võtsin neid antidepressante äkki 5 aastat, 3 kindlasti, ma ei mäleta täpselt enam. Ja muidugi tuli mulle, sõin ma või jalutasin või tegin mida iganes, tuli mulle lisakaal. Ja ma võtsin tublisti kaalus juurde, vaadates peeglisse. Ei olnud ma rahul oma väljanägemisega. Ma pingutasin erinevat moodi, proovisin igasuguseid toitumiskavasid, ostsin neid toitumiskavasid, liitusin, lugesin edulugusid. Aga mis ei kadunud, oli kaal. Ja ausalt öelda, kuna minul ei ole distsipliini, ma ei suuda ühtegi asja väga pikalt teha, siis ka nende kavadega oli nii, et ma nädal aega tegin, ma olen endale menüüsid teinud igasuguseid. Olen teinud nädalamenüüsid, välja arvutanud, kui palju kaloreid ja mismoodi kõik toimib. See oli nii õudselt tüütu ja nädal oli maksimum, kui ma seda suutsin pidada. Ja siis ma tahtsin juba midagi muud süüa, mitte seda, mis seal kavas oli. Siis ma võtsin ja sõin seda, mille järgi mul oli isu. Ja te võite ise ka arvata, et kui seal mingi kilokene kuhugi kaduski, siis varsti oli ta tagasi ja võttis sõbrad ka veel kaasa. Ma ei ole mingisugune metsikult suur inimene, aga 20 lisakilo on mul nende aastatega turjal tõesti. Lisaks muidugi siis ka kõrge vererõhk ja liigese probleemid. Ja kui ma lähen sinna perearsti juurde ja ütlen, et mul jalg valutab, põlv valutab,
siis mu armas perearst vaatab mulle otsa, vaatab mu peale ja ütleb, et proua, teil on ülekaal. No olen teadlik jah, et on. Niimoodi me teeme nüüd nii, et ma kirjutan teile järjekordsed ravimid, aga te võtate siin alla 10 kilo paluks 3 kuuga alla võtta. Ja siis vaatame edasi, mis saab teie põlvevalust. Me võime siin igasugu süste teha ja asju teha, aga ega see, te peate ikkagi kaalus alla võtma. Nii, kena on, nagu ma ei oleks proovinud. Tõesti, ma olen proovinud. Ma olen proovinud ühte, teist ja kolmandat moodi ja järjepidevuse puudumise pärast ja selle heitliku meele pärast, et ma ei suuda asjadest kinni pidada, ei ole see tulemusi andnud. Jah, nagu ma ütlesin, kilo läheb alla ja 2 tuleb tagasi. Aga nüüd ma jõuan pointini, miks ma üldse hakkasin teile seda rääkima. Et nüüd on kuskil 6 nädalat, mil ma olen olnud järjepidev. Saate aru, 6 nädalat olen ma olnud järjepidev. Kaalus on läinud ära kusagil 6 nädalaga see 4 kilo, vist on täna hommikul, no nii umbes. Et ma ei taha ennast kaaluda, sellepärast, et ma ei taha pettuda. See ei ole päris nii, et ma õhtul heidan magama, olen paks ja hommikul olen 10 kilo kergem või 20 kilo kergem. Et see ei käi niimoodi, tuleb leida endale sobiv elustiil, ütlen ma selle peale. Ja sellega seoses ma teen oma kommentaarid lahti ja ma palun teid, et te annaksite mulle teada, kas teid huvitab see minu teekond ja tulemused, kui need peaksid tulema lisaks sellele täna kadunud 4 kilole. Et mida ma teen, kuidas ma teen ja kuidas mina oma selle heitliku meelega suudan reel püsida, ütleme niimoodi. Et ma olen tänaseks leidnud endale elustiili, mis mind hetkel väga täielikult rahuldab. Et mul ei ole enam kiusatusi. Aga kui teid huvitab, siis ma räägiksin teile sellest, miks ja mida ma teen. Aga praeguseks ma lõpetan, sest ma jään ootama teie kommentaare. Te võite mulle anda teada seda, mida te tahaksite kuulda. Ja ma ootan ka teie seda toetust sellel teekonnal, sest ükski asi, mida sa ette võtad, kui sa oled võidelnud siin oma 10 aastat oma kaaluga ja sa ei ole saanud tulemusi, et siis ma hea meelega võtaksin teid sellel teekonnal kaasa, et kas me siis jõuame võiduka lõpuni ja ma saan 10 kilo kaalus maha või siis tõdeme, et sorry, ka seekord ei tulnud välja, olenemata suurtest pingutustest. Aitäh teile, et te vaatasite ja kuulasite. Ma loodan, et ma saan paljud tagasikoja ja te annate oma küsimustega mulle ka märku, et mida te tahaksite teada. Ja sellega ma täna lõpetan. Suured tänud teile, aitäh, et te olemas olete. Aitäh, et te olete minuga, et te pole mind päriselt unustanud. Ja ma räägiks järgmine kord siis, mida ma teen, miks ma teen ja kuidas ma olen saanud 6 nädalaga 4 kilost priiks ilma dieeti pidamata.